Tere tulemast tagasi minu kanalile. Mul on veits hääl ära, aga sellest pole, ma arvan, hullu. Tänane video on siis selline, et kus ma istun ja lihtsalt räägin teiega. Ja räägingi siis oma nii-öelda sünnituslugu. Et siis põhimõtteliselt kõik algas siis septembris üldse. Ma tean, sellest on väga palju aega möödas, aga ma ei tea, ei ole kuidagi leidnud aega või noh, jah, igast 5. septembril oli tegelikult nagu tähtaeg ja 5. ei juhtunud midagi, kõik oli täiesti tavaline ja 6. siis läksime sellise, see viimane kontroll põhimõtteliselt oligi, et oligi KTG, ultraheli ja siis ämmaemand. Ja siis seal tuligi välja, et Peipsu on päris suur ja esilekutsumine pandi varasemaks. Ehk siis pandigi selle nädalavahetuse peale, ehk siis 8. Ja siis oligi nii, et läksime 8. kell 10 hommikul oli vist. Ja kell 10 hommikul läksime siis sinna haiglasse. Seal kõigepealt ootasime ja siis kutsuti mind sinna edasi. Ja tehti KTG. Ja siis vaadati avatust ja otsustati, et pannakse mulle siis sisse see balloon. Ja pärast seda siis saadeti mind koju ja öeldigi, et kui balloon tuleb ära, et siis tule tagasi ja siis vaatame, mis nagu edasi saab. Siis ma läksimegi, kõigepealt käisime KFC-s, see siis on selline viimane meal, cheat meal. Ja läksime koju ja siis muutustasin, et okei, kõndimine pidi hea olema, üldse liikumine ja püsti seismine. Lähen siis jalutasin siis mingi 3 kilomeetrit, tulin tagasi ja hakkasid tuhud pihta. See oligi, et olin selle tuhude äppi siis eelnevalt alla laadinud ja hakkasin siis seal panema neid ja läksin regulaarsemaks ja aina tihedamaks. Kuni siis lõpuks oli päris valus ja ma läksin duši alla. Ja enne kui ma muidugi sealt haiglast ära tulin, siis öeldi seda ka, et võid vahepeal tõmmata, et ta peaks nagu, kui ta juba tuleb, et siis tõmmates ta peaks välja tulema. Ja siis ma tõmbasin, sikutasin teda seal duši all natukene ja siis tuligi ära. Ja pärast seda olid ikkagi nagu tuhud. Ja läksime siis mingi 5-6 paiku uuesti haiglasse ja siis seal pandi uuesti KTG alla. Ja öeldi, et täna nad ei hakka neid veesi ei hakka lahti tegema, et muidu hakkaks sünnitus nagu vastu öeldi, et see oleks nagu raske. Ja siis antigi mulle mingid valuvaigistid ja siis öeldi, et 2 võimalust, et kas ma lähen siis koju ja tulen hommikul uuesti või siis jään siia ja hommikul siis alustame vete avamistega. Siis ma otsustasin, et ma jään nagu haiglasse ööseks ja siis jäingi sinna sünnituseelsesse osakonda ööseks. Väike ruutuur. Siin on vets dušiga. Pott. Mul on igaus, kus on peegel. Siin on nagu saab 2 inimest olla. Mina olen siin üksinda. Ja lähen nüüd tuttu.
üritan. Valuvaigist. See öö oli nagu selline, et ma alguses ei tahtnud ühte valuvaigist võtta, mis oli nagu kõige tugevam. Mõtlesin, et noh, mis seal ikka, et noh, elan üle ju. Aga kui saab magada ja siis ma võtsin ikkagi selle, siis sain natukene magada, aga ärevus oli ikkagi, nii et nagu magamisest nii palju välja ei tulnud, nagu oleks tahtnud, aga jah, ma kuulasin mingi, panin Sabrina Carpenteri laulu endale lihtsalt kõrvaklappi käima ja siis üritasin magama jääda, ma mäletan. Ja siis hommikul mingi kella 8-9 vahel tuli siis hommikusöök, siis panin tegin ennast valmis, sõin ära ja siis kutsuti mind sinna ühte kabinetti ja siis sealt vaadati jälle avatus üle. Et avatus oli olnud vahepeal kinni poole läinud, et või vist 4 sentimeetrit, kui ma ei eksi. Ja siis läksingi sinna sünnitusosakonda edasi. Ja siis seal mingi vast oli kell 10 või midagi sellist. Ma täpselt kellaaegu ei mäleta nii täpselt. Et siis tehtigi veed lahti ja pandi ka minut ja kanüül ei pandud kohe, vaid 2 tundi pärast vete avamist pandi kanüül, et siis seda rõõmuhormooni, õnnehormooni sisse lasta. Et 10-14 oligi siis vist see, et kus tehti mul need veed lahti ja pandi KTG uuesti külge. Ja siis tegin ka sellise ruutuuri, et panen siia ühe sellise klipi. Et siis siin arvatavasti kaalutakse beebit. Nii, KTG masin, mu voodi, vann, pallid, minu limonaad. Markuse iste, teine iste. Ja siin on vannituba. Selline. Võt. Et milline siis sünnitustuba Tartus välja nägi. Et 10:48 ma vaatan, et mul siin oli täitsa okei olla. Et ei olnud midagi hullu. Aga oligi, et seda õnnehormooni hakati siis aina tihedamaks panema mulle sinna, et seda sünnitust esile kutsuda, sellepärast, et Leopoiss ei tahtnud üldse tulla. Ja 11:44 oli ka mul veel täitsa okei, me vaatasime siin seda Andrei videot. Ja siis hakati aina tihedamaks ja tihedamaks seda õnnehormooni panema, kuni siis siin on mul üks video tehtud 5:30, kus mul enam nii hea olla ilmselgelt ei olnud. Ja kuskil seal kandis ma arvan, et tehti ka mulle epiduraal, sellepärast et mul ei läinud lõdvaks alt, nii et nagu ei saanud avatust tekkida. Ja mõeldi siis, et epiduraaliga nagu saab selle asja siis tehtud. Tehtigi siis see ja siis annustati mulle vist seda mingi 3 korda. Aga enne seda minu teada mul hakkas, enne kui see epiduraali värk üldse hakkas pihta, oligi see, et ma olin söönud lõuna ära ja pärast seda mingi 1-2 hakkas mul mega halb ja ma läksin nagu duši alla ka veel nagu sealt valutama. Ja duši all olles ma mõtlesin, et ei, ma oksendan nüüd ja läksingi lihtsalt otse duši alt ja oksendasin. Ja pärast seda mul oli veel halvem olla. Ja siis ma pesin veel hambad ära, sest ma ei saa selle maitset suust ära üldse. Ja siis tehtigi epiduraal ja siis ma ei tea, kas see oli sellest epiduraalist või siis sellest, et avatus hakkas tekkima. Et mul hakkas veel halb.
ja siis ma oksendasin veel mingi mitu korda ikka terve selle sünnituse vältel. või no pigem valutamise vältel. ja siis õhtupoole, seal kogu aeg mingid arstid vahetusid muidugi, ma ei tea, mitu vahetust seal läbi käis minu ajal, aga nagu kogu aeg oli keegi mingi uus nägu seal, meesarst. ja siis vaatas jälle avatust, ütles, et nagu, et ei ole päris see, mis nagu peaks olema veel. ja siis tegi selle emakakaela tuimestussüsti ja pärast seda oli avatus 10 sentimeetrit. Kaheksa paiku vist. Hakkasid need sellised, nagu öeldakse, et sitahädatunne või midagi sellist. Need hakkasid siis pihta ja siis valutasin nendega, need olid väga ebamugavad. Ja kui need olid mingi tund või oli see 2 või tund aega kestsid, need olid nagu nüüd ära olnud, siis tuligi, need arstid tulid kõik siin sisse ja ütlesid, et nii, nüüd hakkame pressima. Ja siis oligi, et pressisin seal ja siis nende viimaste presside ajal ma ei saanud enam aru, kuna see nagu tuhu tuleb, et ma pean pressima, sest ma olin nagu, et ma ei saa aru enam, ma ütlesingi lihtsalt nagu arstidele, et ma ei saa aru, öelge mulle, kui tuleb. Ja siis oligi selle viimase nagu tuhu ootamine oli nii pikk, et oligi see, et ma ei tea, kas võttis aega niimoodi, aga kui see sai tehtud, siis oligi väljas. Ja siis oli natukene ootamist, kuni siis see kõige viimane tuhu tuli, et platsenta saada kätte ja siis see tuli juba lihtsalt see nagu ups väljas. Ja kui kõik oli tehtud, siis saigi see läbi 22-21, mis nagu võttis tegelikult ülikaua aega. Mul olid juba kõik inimesed, lähedased mures, et miks nii kaua läheb. Sellepärast kõik see protsess ju algas 8. Aga käima nagu läks samas 9. hommikul. Et jah, aga see oli nagu väga-väga pikk sünnitus. Võrreldes sellega, mis ma olen nagu kuulnud need, kes loomuliku sünnitusega on näinud. Kuigi nagu kõiki detaile vist nagu väga ei mäleta. Valu kindlasti nagu ei mäleta seda. Ma lihtsalt tean, et see oli nagu ebameeldiv ja valus. Kui ma olin ära sünnitanud, et pärast seda ma siis ütlesin, et see ei olnudki ju nii jube, kui kõik rääkisid. Ja et võib järgmise ka kohe teha. Aga rebenditest või nendest õmblustest nii palju, et mul oli 2 väikest sellist õmblust. Et väga midagi hullu ei olnud nii suure nagu lapse sünnituse puhul, niimoodi mulle. Et kui Lea sündis, siis ta oligi 4 kilo 114, 51 sentimeetrit pikk. Ja selline oligi siis minu selline sünnituse lugu. Loodan, et teile meeldis see väike istumisvideo ja pange like, pange subscribe ja näeme juba varsti järgmises videos. Tšau!